Aloha, imelised eestlased, kaasmaalased, kus iganes te maailmas täna olete. Minu nimi Kristal Raalaksmi-Tettan ja tulemas eetrisse imelisest soojast Texasest. Ja olen Wildfiti coach ja olen ka holistiline coach ja olen tegelikult coach inud juba üle 20 aasta ja seda ka rahvusvaheliselt, nii et kogu kogemuste pagas on väga-väga suur. Ja Wildfiti coachina alustasin siis juulis 2021 ja praeguseks hetkeks on siis läbi viidud 6 erinevat gruppi, sealhulgas ka mõned grupid inglise keeles ja 50 inimest on saanud siis oma elu ja elustiili mõnusalt muuta. Ja nüüd ongi võimalus siis uueks peatükiks, kes iganes siis, kuidas seda valib teha. Ja täna on siis plaanis anda teile 3 väikest sammu, kuidas oma tervist boostida või ka väikest viisi taaskäivitada ja seejärel väike siis ülevaade, kuidas ja mismoodi see Wildfit 90 välja näeb ja kui on siis tekkinud kas kommentaare või küsimusi, saab siis ka need tuua ja jagada. Ja alati on hea, kui me alustame natuke sellise kohale tuleku energiaga ja samas paneksime ka, mina usun täiesti, et on väga suur asi, kui me paneme siis väikesed energiad liikuma läbi taotluse. Ja selleks ma soovitakski, kus iganes sa täna oled, mis iganes sa teed, ainult siis, kui sa oled autoroolis, palun ära oma silmi sule, aga teised siis, kui on siis võimalus, sule hetkeks silmad ja lihtsalt tule siia kohale ja praegu. Ja hingame 2-3 korda sügavalt sisse ja välja, hingates sisse, tõmba oma energiat tagasi läbi puhastava filtri, kujutad ette, et sinu ümber on mõnus puhastav filter ja hingates välja saadad tagasi kõik selle, mis sulle ei kuulu, sinna, kus see tuli ja teeme 2-3 korda veel, hingad sisse, tõmbad ennast tagasi ja hingad välja, saadad tagasi kõik selle, mis sulle ei kuulu ja mõnusalt tuled täielikult siia ja praegu. Ja järgnevalt võidki kujutada ette, et su jalad lähevad tugevalt siis maapinda, hästi-hästi tugevalt, täpselt nii sügavale, kui sul täna vaja on. Pea läheb taevasse, nii et sa oled ühenduses isakese taeva emakese maaga, kõige sinna vahepeale jäävaga. Ja nüüd sa lased õhku tänase selle sündmuse jaoks, mis on see sinu taotlus, et kas sul on vaja selgust, kas sul on vaja vastuseid oma küsimustele, mis iganes see on, saada see õhku. Ja paned võib-olla isegi küsimuste vormi, et siis on võib-olla veelgi võimsam. Ja nüüd, kui sa seda teed, siis mõnusalt kohe tunneta, kuidas see läheb universumisse siis laiali ja energiat saavad selle kätte ja hakkavad sulle siis andma mõnusalt toetama siis sinu seda teekonda, et sinu taotlus saaks siis täituda. Ja selles taotluse energias võimegi tulla siia praegusesse hetke kohale. Ja nüüd minu väikesest siis Wildfiti loost on väga paljud kindlasti juba kuulnud. Ma esitan siin kord veel ka siis lühiversiooni neile, kes ei ole kuulnud. Ja tegelikult ka eile, kui ma käisin tegemas siin oma tervise sihukest ülevaate testi jälle üle väga pika aja, siis ma kerisin ajas tagasi, mõtlesin, et millal see sihuke sügav sukeldumine tervisesse tegelikult algas. Eks mul siin on olnud neid siukseid hoiatavaid asju päris palju tervisega, et kui päris kõvasti veel tagasi ajas kerida, siis üks nendest oli tegelikult 2008 aasta, kui ma olin Eestis ja ma olin täiesti põhimõtteliselt läbi põlenud, töötanud ennast täiesti üle, värskelt alustanud oma firmaga, vajadus minu teenuste järel oli niivõrd suur tol hetkel ja mu tööpäevad alustasid tavaliselt kell 6 ja sageli lõppesid kas 12 öösel või kell 2 siis öösel. Ja tõesti, mul ei olnud seal väga ei treeninguid, ei puhkust, ei sotsiaalset elu toimetamist, et kõik oli väga sihuke minimaalne. Kogu fookus oli inimeste siis teenindamisel ja oma siis elumissiooni tegemisel. Ja siis ühel õhtul ma tegelikult lihtsalt sain sellised kõhuvalud, et ma kukkusin oma elutoas vaibale ja enam sealt väga ei liikunud, telefon oli olemas, siis mõtlesin, et millal ma viimati sõin, tuli meelde, et isegi vist hommikusööki ei söönud, et okei,
ja see ongi see oht, et kui sa teed seda, mis sulle meeldib, see lihtsalt ununeb ära selline asi nagu toit, et milleks on ju. Ja siis ühel hetkel keha annab pidurit, et kuule, mul on ka nagu vaja kütust, on ju. Ja siis tol hetkel ma tellisin toidu koju, aga kuidagi koperdasin sinna ukse juurde ka, aga siis ma võtsin tõesti hetke maha ja tegin väikse meditatsiooni, mida ma soovitan teil kõigil teha, kui tervisega natukene hakkab äärmusesse asi minema, et kuulata oma keha ja küsida, mis toimub, mis juhtunud on. Ja minu keha ja minu sisemine naiselikkus andis täiega märku, et kuule, et natukene oled hullu pannud siin, et nagu võiks rahulikumalt võtta sellised essentsiaalsed asjad nagu puhkus ja piisav uni ja toit ja sellised asjad ja sotsiaalne elu on ka olulised, et elu ei ole ainult töö, on ju. Ja koheselt järgmisel päeval ma võtsin seda väga tõsiselt, panin siis kõik töösse. Mul olid seal ka protsessid, mis käisid siis samaaegselt mul ühe siis rasedusvastase hormoon asja siis eemaldamisega kehast ja selle võõrutamine, nüüd kui ma tagasi vaatan, oma keha võõrutamine ja ütleme, detoksimine, puhastamine sellest võttis üle 10 aasta aega. Et see oli ka nagu paras protsess, et see oligi siis taustal, mis siis naisasjadega seal toimetas. Ja siis ma võtsingi seda tõesti kohe väga tõsiselt, et panin endale paika siis uued väikesed kokkulepped iseendaga, kui palju siis und on maksimaalne miinimum. Tol hetkel ma just alustasin 6 tunnis, siis tõstsin seda vaikselt 7-8 tunni peale ja väga suur vahe on sellel. Ja siis toidu osa, et isegi kui ma siis ise ei jõudnud teha, et all lähedal oli mul erinevaid siis toidukohtasid, kuhu siis sain minna. Ja samamoodi oli mul põhimõtteliselt 3 sammu kaugusel oli jõusaal, et hakkasin siis seal ka jällegi uuesti käima regulaarselt ja liigutama. Ja lisaks lisasin oma kalendrisse ka siis sotsiaalsed kohtumised peresõpradega ja isegi kui ma mäletan üsna ruttu peale seda hakkasin siis ka uuesti kohtamas käima. Nii et võtsin seda väga tõsiselt. Nüüd, mis enamus inimestega on, et nad ei võta seda väga tõsiselt, kui see esimene suur hoiatus või sihuke mahatõmbamine on. Nad panevad ikka seda hullu edasi, no eriti Eesti inimesed on ju, pole vahet, kus kohas me elame, me oleme sellised tööobused nagu künniobused on ju. Ja nüüd mul siin just lähedal on üks naisterahvas, kes on põhimõtteliselt väga-väga hädas, seedimine on põhimõtteliselt endal kõik kraanid kinni keeranud, siis me istusime maha eile ja ma küsisin ta käest, et räägi mulle, mida sa sööd. Noh, ma söön tarretist, pudingut, siis ma joon karastusjooke, siis no põhimõtteliselt kõik, mida ta rääkis, mida ta sõi, oli lihtsalt nagu vabandust väljenduse eest, aga tõesti rämpstoit. Ja ma küsisin ta käest, et kas sa oled teadlik, kui palju tegelikult on siis toitainete väärtust selles toidus, mida sa sööd. Ja kui me siis selle nimekirja üle vaatasime, mis põhimõtteliselt on seal tühjad kalorid, seal ei olegi midagi. Ja kogu see stuff, mida ta siis regulaarselt sellisel kujul sisse sõi, teeb ju kogu keha täielikult happeliseks ja seepeale oligi põhimõtteliselt tema seedesüsteem oli niivõrd nagu põhimõtteliselt kihisev Coca-Cola pudel on ja andis lihtsalt märku, et ma ei suuda enam tasakaalustada, et mitte midagi aluselist sisse ei võta, et täiesti hull. Ja siis, kui ta siis oli proovinud süüa midagi, aga siis ka, mida ta sõi siis ameeriklasena, mingit hullu rasvast, ma ei tea, liha või kala või mida ta seal sõi, loomulikult oksendas kohe välja, sest kehal on lihtsalt vaja tasakaalustada läbi selle aluselisuse. Ja siis ma vaatasin, mis mul kapis on, et kas ma saan midagi kohe talle maitsmiseks tuua. Mul oli siis rohesmuti, hästi vähekese oli, aga ma ütlesin, et ongi hea võib-olla, et siis vaadata, et kas tuleb kohe välja või mis seis on. Ja ta limpsis selle ilusti ära ja ütles, et täitsa hea, et ma isegi sööks sellist. Jagasin talle retsepti ja andsin kodus ülesande, et siis teha siuke suurem, võib-olla isegi 2-liitrine purk kõigepealt ja siis võttagi võib-olla tõesti 3 korda päevas seda alustada sellega ja siis vaadata, et kas püsib kehas või mis värk on. Ja see on tõsine asi, siin on juba täiesti kriitiline olukord inimesel, kus ongi, mina võin öelda, et jaa, ma hoolin sinust, aga kui inimene enda eest ei hooli ja ei võta ja ei tee neid otsuseid ja valikuid, siis no mida me tahame. Sinna peale veel see ka, et inimene on diabeetik ka veel, nii et
ja siis elu õigustab, et jaa, tarretis ütleb, et ei ole suhkrut sees ja siis ma ütlesin, et jaa, ta võib öelda, aga too mulle lihtsalt vaatamiseks, ma loen sulle sealt sildi pealt välja, sul on kindlasti vähemalt 4-5 peidetud suhkrut, nii et see on jah, see on nagu toiduainete tööstuse trikid, mida ei tea. Ja nüüd peale seda siis intsidentsi 2008 aastal mul oli hästi huvitavad, põnevad ajad, ka katsumuste rohked ajad. Järgmine suurem pauk oli siis 2011 aasta, kui mul oli abort ja see läks väga-väga natukene siis komplikatsioonid tekkisid. Nii et kui ma ei oleks haiglasse läinud, siis ma täna ei oleks siin teiega rääkimas seda, et tõesti seal oli veremürgituse oht nagu. Ja sain ilusti selle kontrolli alla, aga nädal aega peale seda siis suri minu isa, kes ikkagi oli üsna noor veel ja suri kopsu ja maksavähki. Ja see oli teine selline wake up call, et oh my god, isa muidugi oli ka alkohoolik ja suitsetaja, et see on nagu selline loomulik nagu näitaja, et võt näed, kui sa tegid selliseid valikuid, siis see on see, kuidas su elu lõpeb. No mina ei suitseta, mina alkoholi ei ole joonud aastast, kui ma olin siis 22, on ju, et siis seal ei ole nagu väga teema, aga nüüd ongi näiteks ka alkohoolikute lapsena, siis mis minu teema oli, kõik ütleme siis muul moel, mis iganes moel on võimalus siis sellel alkoholismil kui haigusel meie elus ennast avalduda, siis see võib avalduda kas läbi ekstra sellise seksivajaduse või ma ei tea, shoppamise või šokolaadi või magusa või ma ei tea, suhtesõltuvuse, mis iganes, et siis ta otsib endale teise väljenduse. Seni kaua, kuni sa tõesti sügavuti sellega siis silm-silma otsa vaatad. Ja 2015 aasta siis Mehhikos oli mul selline hetk, kus põhimõtteliselt ma olin jälle surmaga silmitsi, seda korda küll teise inimese poolt siis ähvardatav siis situatsioon oli ja see oli niisugune väikene jälle äratus, mis viis mind Al-Anoni gruppidesse, et kes siis ei tea, mis need on, et ongi alkohoolikute või siis substantsiga vaevlevate inimeste siis pereliikmetele niisugune väikene klubi ülemaailmne. Ja hakkasin seal siis käima selleks, et lihtsalt endaga nagu sügavuti natuke rohkem tööd teha. Ja nüüd 2018, kui ma olin juba kolinud Hawaiile ja ma tegin siis oma rohelist kaarti ja mul oli vaja sinna seda meditsiinilist kaarti, siis ma pidin arsti juurde minema ja kõik mõõtmised asjad tegema, siis arst ütles, et kuule, Kristal, kui sa niimoodi jätkad, siis üsna varsti on sul diabeet 2. Mõtlesin nagu mis valemiga, et ma ei söönud mingi biotäite kaupa komme või šokolaadi või asju. Siis ta küsiski, et räägi mulle, mida sa sööd. Ja siis ma ütlesingi, et näed, hommikul on mul siin puuviljamahl ja siis on need ja need asjad ja siis ta küsis puuviljamahl, et ise teed või poest ostad, poest ostan. Okei, ja siis see oligi see kurja juur, kus siis tegelikult on väga-väga palju siis lisatud suhkrut pandud ja üks asi on, see tekitab sõltuvust, teine asi, see tõstab siis maitset ja nii edasi. Ja siis ma jätsin need välja, siis hakkasin juba sealt vaatama, mis võimalused veel on, siis ma tegin läbi 6-nädalase siis tervisekatsumuse ühes jõusaalis koos siis menüü muutumisega ja minu arust alati, kui te soovite oma kehaga teha suurt taaskäivitust, siis peaks liikumine ja siis menüü käima käsikäes, et need kaks nagu eraldi väga ei toimi. Ja siis ma saingi aru, et ahaa, need asjad, niimoodi siis käivad need asjad. Ja see andis muidugi väga võimsaid tulemusi ja see oli väga inspireeriv. Peale seda ma jätkasin siis omal käel 2019 aasta suvel Eestis, tegin väikese siis treeningu kohtumise siis Eesti ühe treeneri ja siis toitumisnõustajaga ja kui selle siis läbi tegin, sain ka sealt jälle uusi nippe, aga jällegi ükski neist ei olnud täielikult jätkusuutlik ja siis 2020 aasta novembris oli just Erik siis teinud Quantum Shifti siis väikese sündmuse. Mina olin siis San Diego's ja tegin online'i teel selle läbi ja peale seda siis pakkus tegi võimalust, et kui me saame siin selle teatud arvu inimesi kokku, siis teeme erilise siis Valdviti grupi ja see oli see grupp siis, kui mina sattusin, 50-60 inimest oli meid seal, päris paljud Eesti coach'id olid siis ka toeks kõik ja
oli väga-väga super kogemus ja minul sattus siis niimoodi, et 3. nädal sattus olema jõulunädal ja ma nüüd ette ei ütle, mis tol nädalal on, aga tõesti see oli väga katsumuste rohke nädal, minus tekkis tohutu revolutsioon, ma sain aru, et minu jaoks siis, mis need psühholoogilised seosed ja asjad seal olid ja tõesti see oli väga-väga katsumuste rohke. Esimese väljakutse lõpus olin ma siis lahti lasknud 8 kilo. Ma hüppasin kohe ka järgmisesse, kus ma siis haarasin kaasa ka oma abikaasa. Sealt lisandus veel, nii et lõpetuseks siis läks veel 6 kilo, kokku siis 14 kilo ja abikaasal läks 25+ kilo, nii et meestel läheb alati lihtsamini, et meeste kehad ja meeste kehakeemia on ehitatud teiste eesmärkide jaoks, et meie kehakeemia on ehitatud selle jaoks, et lapsi kanda, et meil ongi rasvaga ja rasva lahtilaskmisega on teised lood. Ja siis see tulemus oli tõesti nii vinge, ma sain oma bikiini vormi tagasi, ma tundsin ennast väga enesekindlana, ma hakkasin oma kehaga sõbrunema uuesti, kehapilt oli väga nagu nihkes. Ja seejärel siis vaatasin, et see on nii võimas asi ja minu coachingu taustaga ka, et ma pean ikkagi ise ka selle coachi paberi kätte saama, et siis oma inimestele seda jagada, sest väga palju minu kliente ka, kes minu juurde jõudsid, olid alati ikkagi tervise ja ka kaaluprobleemid oli teema. Ja siis võtsin ette ja tegin siis programmi läbi ja esimene siis pilootgrupp oligi eelmise aasta siis 2021 juulis ja juuli, august, september ja tõesti väga-väga võimsad kogemused ja tõesti kõik need 50 inimest, kes on siis läbi teinud, mitte keegi ei katkestanud, et see tähendab siis seda, et see on 100% edu rate ja ma tõesti ise ei tea, praeguseks ma ei tea mitte ühtegi teist Wildfiti coachi, kellel selline siis track record oleks olemas. Ja muidugi siin on ka, kui teised coachid on minu käest ka küsinud, et Kristal, kuidas sa seda teed, siis minul on üks asi, mis on väga eriline on, kui inimene näitab mulle huvi, et liituda selle programmiga, ma teen selle eelkvalifitseerumise protsessi nii nagu sügava, et kui ta juba siis hakkab virisema, et ei, see küsitlus on liiga pikk või ei, mina koostöölepingule alla ei kirjuta, siis lihtsalt ei ole minu inimene, et siis lihtsalt ei saa koostööd teha, sest kahesuunalise liikluse eelaluseks on ikkagi see, et on korralik vundament all, kui see vundament on olemas, mina tean, mida sa tahad, mida sul vaja on, siis mina saan sulle ka pakkuda, hoida seda ruumi ja olla sulle siis lisatoeks ja teejuhiks sellel teekonnal. Ja tõesti, ma olen väga nautinud seda teekonda ja sellel suvel oli meil ka võimalus siis väga-väga põnev retriit läbi teha, kus me tegelikult siis olime sellises kohas, kus sattus isegi Wildfiti kokk meil kokaks ja oli siis 11 inimest, kes olid kõik Wildfiti minuga läbi teinud. Üks inimene veel lisandus, kes ei olnud küll Wildfiti läbi teinud, aga oli palju teisi programme läbi teinud. Nii et väga-väga põnev ja võimas kogemus ja järgmisel suvel ka kindlasti kordame siis seda korda juba koos Maikeli minu abikaasaga ja siis võtame võib-olla teemaks ka kuninganna ja kuninga arhetüübi siis tervendamise ja taaskäivitamise. Ja nüüd mul oli sellel suvel hästi huvitav kogemus, mis viibki väikese sissejuhatuse meie siis 3 sammuni tervise boostimiseks. Muidu ma oleks võib-olla need sammud teised valinud, aga ma valin just need praegu sellised, sellepärast et see lihtsalt näitas ära, et vähemalt kuidas siis näiteks koroonaga sellele siis silm silma vastu käia. Ja ma läksin Eestisse sellel suvel täiesti viimasel minutil, üldse polnud plaani minna, et meil oli tegelikult kavas kolida suvel, aga see lükkus natukene edasi, nii et ma lihtsalt viimasel minutil põhimõtteliselt ostsin piletid ja kõik organiseerisin kõik asjad. Nii et tuli siis peaaegu 2-kuine olemine Eestis ja kui ma olin mingisugune paar nädalat ära olnud, siis ma olin Mindvalley ülikoolis, kus siis korraga seal eri ruumides võis olla 1000 inimest, võib-olla isegi rohkem ja mul oli tohutu stress, mul oli oma äriasjad, oma coachingu kliendid, mis siis online kõik veel töös olid, siis erinevate programmide inimeste kõned Zoomis on ju, siis kohalikud siis live personaalsed sessioonid, siis mantra veeteraapiad, asjad, mis tulid ja siis põhimõtteliselt stress kasvas nii üle pea, Maikelit mu abikaasa ka kaasas ei olnud, kes oleks saanud aidata mingite asjadega, et kõik oli mu enda õlgade peal
ja loomulikult tugeva Eesti naisena ma saan hakkama sellega, aga siis üks asi, kus mina hakkan lõikama koheselt oma siis, kuidas siis ütelda, noh, just, et kust lõigata siis, et kõige vähem nagu siis häda saab, on ju. Ja see on minu jaoks uni. Ja siis ongi, et kui kuskilt enam midagi võtta ei ole, et siis ma lõikan lihtsalt oma und vähemaks. Ja nüüd juhtus siis selline asi, et 2-3 nädalat ma magasin 3-4 tundi. Ja mis see siis teeb, on see, et sinu immuunsus läheb kõigepealt täiesti alla, sinu kognitiivne siis opereerumine läheb täiesti alla, et vot sellel hetkel, kui ma oma siis mobiili külmkappi panin, siis ma sain aru, et okei, nüüd on väikene ka nagu siis wake up call, on ju. Nii et esimesena võib-olla ütlekski see esimene samm, et vaadake üle oma uni. Ja minu soovitus on maksimaalne miinimum võiks olla, et okei, kui tõesti mitte kuidagi muud moodi välja ei vea, 6 tundi on tõesti maksimaalne miinimum. Ja tegelikult oleks hea kaardistada, et kui palju su keha tegelikult vajab, ehk sa lähed magama ja lased endal magada nii kaua, kuni sa magad. Ja see näitab sulle tegelikult, kui suur su unevajadus on. Nüüd, kui mina peale seda koroona kogemust siis tegin seda, siis ta näitas mulle ikkagi siukse 8-8,5 tundi oli minu keha naturaalne unevajadus. Just ka võib-olla, kui on mingid protsessimised ja pikemad asjad ja värgid töös. Ja seetõttu on siis uni hästi oluline, sest une ajal ka hästi paljud erinevad siis põhimõtteliselt nagu sinu siis päevamuljed, kõik, mis erinevad asjad siis kas omandati või toimusid. See on see aeg, kus põhimõtteliselt sinu sees organiseeritakse need asjad paika, kus mingid organid kõik on taastumisrežiimil, kus sinu immuunsust boostitakse, kus sinu noorenemise nii-öelda siis erinevaid elemente boostitatakse nii edasi, on ju. Nii et see on hästi-hästi oluline. Inimesed tänasel päeval, nad on nii üle siis stressatud erinevate impulsside ja erinevate siis asjadega, mis meile sisse tulevad ka infoväljas. Nii et meil on vaja seda ekstra puhkust ja minu soovitus on, et tõesti nagu veel seda sügavamaks teha, on magada kõrvatroppidega ja samas ka kui on võimalus siis ka silmaklapiga, et tõesti igasugused valguselemendid eemaldada ja samas siis ka tõesti helid ja kui võimalus ka siis tõesti väga jahedas toas, et see on siis näidatud siin ka väga paljuski toetab ja on väga soosiv. Ja nüüd teine asi, mis muidugi kõike seda soodustas, oli stress ja see oli tohutu stress, mis oli tõesti, mul hakkasid juba käed värisema niimoodi üle mõistuse. Ja nüüd ongi stress on tõesti, siin on teaduslikult tehtud mitmeid erinevaid uuringuid, kus on näidatud, et stress tegelikult, mis ta võib teha, ta võib tegelikult täiesti otseselt tappa. No ütleme, südameinfarkt on selline esimene siis variant, kuidas keha panebki stoppi, et kuule, et mul on vaja nüüd natuke rahulikumalt võtta. Närvisüsteem läheb täiesti ekstreemolukorda, rahunemist üldse ei ole ja kõik need asjad samamoodi. Ja nüüd see jällegi, see nõrgendab samamoodi teie immuunsussüsteemi. Ja nüüd see on hästi-hästi oluline element, seda ka jällegi väga paljud inimesed üldse ei võta väga tõsiselt. Ja peale seda tõesti mina istusin maha ja kirjutasingi üles, et okei, mis on prioriteedid minu elus, kas ja kuidas ma saaksin siis neid erinevaid asju teistmoodi teha, teistmoodi valida, teistmoodi sättida tulevikus, nii et mul ei oleks seda stressi ja pinget sellisel kujul. Ja näiteks ka nüüd ongi, kuna ma tean järgmisel suvel mina kindlasti Eestisse lähen, siis ma hakkan juba varakult kõike ette planeerima, oma vantrabasseini ajad, oma retriidi ajad, oma kõik asjad, nii et inimesed juba alates vähemalt jaanuaris saavad nad juba igale poole hakata kirja panema, keegi ei saa hakata virisema, et issand jumal, Krista, su asjad on nii kallid, hakkad juba jaanuarist maksma, kas või osade kaupa seal ja vot siis millal juunis-juulis, kui asjad toimuma hakkavad, on sul juba piletid olemas, nii et alati saab just, et see peamine fookus on, et kuidas saab, mitte see, et kuidas ei saa. Ja stressi vähendamiseks ka, et mida siis veel ma nippidena võib-olla annan, ongi loomulikult igasugused meditatsioonid ja asjad. Kui vähegi võimalus on, siis ütleme lääne inimesele väga sobivad sellised, ütleme idamaadest tulnud siis meditatsioonid. Üks on siis Osho dünaamiline meditatsioon, et ta aitab tõesti, kui sa tund aega kõik need erinevad harjutused läbi teed, siis sinu see tõesti monkey mind lihtsalt jääb vaikseks, on ju, et tal ei ole muud varianti.
momenti. Et muidu, kui sa lihtsalt silmad kinni paned, siis on võib-olla raskem toimetada. Ja tõesti, sügavam hingamine, lihtsalt detailide tähelepanek, looduses jalutamine, lihtsalt kohalolu, kõik sellised asjad aitavad, massaažid, mis iganes. Võib-olla tehagi siuke väike nimekiri endale, et mis vabastab sind stressist ja mis annab sulle sellise hea lõõgastumise tunde, et kas selleks on saun või spa või mis selleks on ju, väike kodune ülesanne. Ja kolmas asi, mis minu jaoks ära jäi, oli siis ma andsin endale lubaduse, et ma ei jäta seda ära, aga tõesti jälle asjaolude tingimuste tõttu. Ma panen siia siis selle video alla pärast ka lingi pastrika hingamistehnika siis juhis videoga. Seal nüüd üks väikene soovitus jäi andmata, et enne kui hakata seda hingamist tegema, kindlasti puhastage oma nina, puhkuge või hingake siis ilusti kõik puhtaks ja siis saate teha seda, et see on väga lihtne, seal on siis teatud arv kordusi, mis on vaja teha ja see on niisugune tõesti natuke intensiivsem hingamine, mis toob palju hapnikku, mis koheselt tegelikult lõõgastab, mis võtab ära stressi, mis alkaliseerib teie keha ja ta ka lahustab palju emotsionaalselt ebaolulist nii-öelda siis pahna, mis iganes. Nii et kõik sellised asjad sinna juurde nagu ülimalt nagu toetav. Ja nüüd, kui meil see hingamine samamoodi ära jäi, siis oligi seal palju üldse vaja ei olnud, sest tõesti toitumine, mis mul tol hetkel siis ka võib-olla läks natukene oma tavapärasest rütmist välja, võib-olla oligi rohkem natukene ka happeline, et muidu ma teen seda Wildwiti hooajalist toitumist kogu aeg, siis loomulikult see kaasas ka kogu sellele asjale juurde nii-öelda siis hoogu, et kui me oleme kogu aeg happelise toidu peal, siis loomulikult, kui immuunsus alla läheb, siis väga seal enam, siis on juba nii-öelda siis trumm läinud ja pulkadest pole enam vaja üldse rääkidagi, need on juba ka poolel teel. Nii et kõik siuksed asjad. Nii et hingamine, mitte ainult see, et sa tavaliselt hingad, see on üks väga oluline asi, aga just, et sa teeksid mingisuguseid hingamispraktikaid, kui sa ei tea, uuri YouTube'ist, mine mõne joogaõpetaja juurde, õpi ise, nii palju erinevaid variante on ja Wildwitis ka me õpime siukse rahulikuma versiooni, kui see liitub programmiga, siis saad seda ka kogeda. Nii et sellised väikesed 3 nippi, piisav uni, võimalikult siis vähe stressi või väga siis vähe stressi või kui siis on ka stress, et sa tead siis, et sul on tööriistad, kuidas sellega siis hakkama saada ja kuidas valida siis vähem stressi oma ellu ja siis teadlik hingamine. Ja Hawaii'l on hästi lahe asi, hawaiilased kutsuvad meid valgeid inimesi siis haolideks, mis tegelikult tähendab inimene, kes ei hinga. Sest kui siis need teised inimesed Hawaii'le tulid ühe hetkega, siis pidevalt oli ka nendega konflikte ja teemasid just sellepärast, et tõesti see traditsiooniline Polüneesia tervituski on see, et pannakse otsesised kokku ja siis hingatakse mitu korda sisse välja, nii et sa jagad tegelikult seda hingeõhku ka, mis seal teise inimesega ongi, et me jagame seda eluhingust. Ja siis loomulikult, kui sa seda sellisel kujul teed, siis sealt, sa ei saa olla väga nagu sõjakas peale seda, on ju. Nii et sellised väga targad nipid on hawaiilastel ka. Ja nüüd ongi, mis ma siis tahtsin teha? Ma tahtsin teha väikese tutvustuse siin 2 asjaga, et ma jagaksin oma ekraani ja seejärel siis on võimalus inimestel siis ja esitada küsimusi ja ma panen nüüd siis siia ekraani jagamise peale ja loodan, et on ilusti näha. Ja siin on siis minu siuke väikene maandumisleht selle imelise siis Wildwiti tutvustamiseks. Ja tõesti, tegelikult mina teengi võib-olla Wildwiti juba nagu natukene teisel tasandil, et ongi, et me saame tegelikult siin parimaks sõbraks oma kehaga ja mitte ainult meele ja vaimu ja läbi holistilise teadliku toitumise ja valikute, et siin ongi mõnus pilt siis ka Hawaii džunglist teile. Ja nüüd ongi, kui keha su parimaks sõbraks saab, mis siis need erinevad asjad on, mis siis muutuma hakkavad, et siis pärast võite siit vaadata, on ju.
ja nüüd ongi hästi paljud erinevad asjad, mis siis sellega seoses kaasa võivad tulla, on võimalus kaalu vähendada või suurendada, kaalu tasakaalus hoida, atleedid, kes soovivad oma keha maksimaalselt väge aktiveerida, kõik, kes soovivad elada kauem, kõik, kes soovivad rohkem vitaalsust, kõik, kes soovivad oma keha puhastada vanadest mürkidest ja jääkidest, mis vajavad vabastamist, kehaga teadliku suhtlemise alustamist ja õppida keha suhtes austavad olema. Ja põhimõtteliselt, kui te muudate oma keha, muudate oma elu ja väga suuresti, mina olen tükk aega rääkinud inimestele, keha võrdub raha, et kui sa tahad rohkem raha oma ellu, puhasta oma keha ära ja vaata siis, mis hakkab toimuma. Et minu ja Maikeli elu on ehe näide sellest, et kui me mõlemad selle läbi tegime, siis tuli meie elu esimene suurim siis investeeringuprojekt, $4,5 miljonit maksev siis selline projekt ja koos siis teiste investoritega hakkasimegi siis toimetama siin Texases, nii et selles mõttes ja minu enda coach, tema ostis koheselt põhimõtteliselt uue korteri, natukese aja pärast sai ta siis ka oma siis tavatööl edutatud ja varsti natukese aja pärast siis juba ostis maja ja rentis oma korteri välja. Nii et jah, küllust igas mõttes. Ja nüüd on siin hästi hea siis aafriklaste vanasõna, et tahad minna kiiresti, mine üksi, tahad minna kaugele, mine koos teistega ja tõesti nii ta on. Ja me teeme siis, sul on võimalus muidugi ka valida üks-ühele versioon, mis on kordi kallim, aga kui sa tahad ikkagi maksimaalset mõju, siis ma soovitan ikkagi grupiga liituda. Isegi kui sa juba oled Wildfiti läbi teinud, siis uuesti ei teeks paha. Ja siin on nüüd peamised küsimused on ka vastatud, see ei ole dieediprogramm, see on tegelikult elustiiliprogramm, et peale seda sa võid dieetidega täiesti hüvasti jätta igaveseks. Ja mina võin kätt südamele panna, et nii see on ka olnud. Ma olin täielik seeria dieedipidaja 20+ aastat ja nii hea on öelda tänasel päeval, et seda ma enam ei ole. Ja siis mille poolest ta erineb, saad lugeda ja mis lisavõite võib veel siis kaasneda. Ja hind on siis tegelikult see hind isegi, mis minul praegu on, seda sa saad siis vaadata materjalidest ja küsida minult personaalselt, et siia lindistusse ma seda ei pane, kuna hind kogu aeg meil ka muutub. Aga ütleme, selline täielik väärtus, kui sa võtad minu kui coachi kohalolu pluss siis need kõned, pluss siis Facebooki grupp, tegelikult on ta seal $3,000 kuni $5,000 väärtus. Aga siis uuri jah täpselt, mis see siis päris hind on. Ja siin on siis mõningate inimeste pildid ja näited, kuidas siis keha võib kiiresti muutuda. Programmi loojaks on Kanada ärimees Erik Edmeets ja ta alustas seda siis ärimeestele mõttega, et lihtsalt rohkem produktiivsust ja mõnusat toimetamist neile pakkuda ja viies neid ka siis 7 korda Kilimanjarole. Ja siis tundus, et ka teistel oli sellist siis kogemust vaja ja tänaseks on see siis ülemaailmne tõesti, ma võiks öelda, kõige võimsam terviseprogramm, kõige hästi toimuv terviseprogramm. Üle 500 000 inimesi on teinud läbi siis tema meistriklassi Mindvalley siis portaalis ja praeguseks ma usun üsna tõenäoliselt kuskil 60 000 inimest üle maailma on siis läbinud programmi koos coachidega, nii et väga võimas. Ja minu coachi taust on siis põhimõtteliselt, ma alustasin Norras ja Lõuna-Aafrikas ingliteraapiaga, siis auratransformatsiooniga, siis hakkasin tegema seikluskoolitusi Hawaiile, Mehhikosse, Norrasse, Eestis ka loomulikult ja peale seda siis tulid erinevad kehameeletehnikad, siis minu enda vantraveeteraapia, siis sisemise pere coachingu programm
ja online igasuguseid külluseprogramme, mis ma siin kõik olen teinud. Nii et üle 20 aasta kogemust, et siis saate siit lugeda veel täpsemalt. Ja nüüd ongi, kui keegi on selles mõttes kahe vahel, et ja ma olen igalt poolt uksest aknast tuleb seda praegu nii populaarne asi Eestis on ju, kuulnud seda ja sa ei taha kohe anda tervet kätt, et tahad lihtsalt sõrme anda, võib-olla proovida siis 2 nädalat. See võimalus lihtsalt tulla selle ettemaksuga 51 eurot ja siis ongi, kui sa siis otsustad peale seda 2 nädalat, et okei, see oli tore kogemus, ma rohkem edasi ei soovi, siis juba ma luban selle 2 nädala jooksul juba sul väga palju asju hakkab muutuma, sest seal on ka seotud siis käitumise psühholoogia sees. Nii et siis asjad jõuavad juba hoopis teise kuju võtta. Ja kes siis on kindlad, et soovivad, siis 12. september algab see uus grupp ja meil on tegelikult juba orienteerumiskõne siis 9. Nii et siis jah, on hea nagu mitte jätta asju väga viimasele minutile, et paar asja on veel vaja ka ette ära teha. Ja nüüd Facebookis te võib-olla ka nägite, on siis tehtud eraldi väike siis sündmus, siin on ka siis lisadetaile, kus siis, kuidas siin siis toimetada ja mis veel lisamaterjale on ja siis järgmine grupp alustab siis ka, et mis see kuupäev siis on, et saad sealt vaadata. Ja nüüd ongi, kujutage ette elu sellist, et sa ei ole enam hirmul, kui põhimõtteliselt lähed ennast kaaluma näiteks, et sa lähedki sellise nagu entusiasmiga, et vau, mis see kaalulumber nüüd küll näitab, on ju, mitte nagu, et issand, see kaal on nagu monster, on ju. Ja sa naudinguga paned siis selga need teksad või selle kleidi, mida sa ei ole, ma ei tea, mis ajast saanud kanda ja komplimendid, mis inimestelt hakkavad tulema ja sageli nad ei tunnegi sind ära enam tänava peal. Ja siis see üllatus, kui sa lähed näiteks poodi ja hakkad endale asju selga proovima, mis sa oled harjunud oma peas, sa oled ikka võib-olla see, mis iganes siis see sinu number oli. Ja siis minu jaoks oli üllatus näiteks, et mina olin siuke nagu enamus asjad olid mul large, on ju, mõned asjad võib-olla olid medium ja nüüd on mul ikka väga palju asju, mis on juba täitsa vaja small osta, on ju, et väikese suurusega ja mõned asjad olen isegi juba ekstra small ostnud, on ju. Nii et sellised üllatused ja mäletan, püksinumber oli ka veel niimoodi, et COVID-i ajal nagu põhimõtteliselt kõik püksid jäid nagu nii suureks ja siis ei saanud ju neid proovikabiini isegi proovima minna, need olid ka kõik kinni, on ju. Siis lihtsalt nagu tunde järgi mõtlesin, et ma ei tea, kas 2 numbrit väiksem, et kas see nagu ikka on okei, kas see läheb. Ja siis otsin need 2 numbrit väiksemad ja needki olid veel natuke suured, on ju, et nagu vau, et mis vahe on. Ja tõesti see nüüd üks asi, et tõesti see energia, see kohalolu ja kõik, mis sellest muud asjad ka, et kui me hakkame muutma oma kehakeemiat, siis kõik need erinevad osad, mis on siis jäänud ka kuskil, ütleme, kas emotsionaalselt või meie meelesüsteemidesse, projektsioonidesse kinni, me saame need samamoodi siis lahti logida ja läbi selle loomulikult vabaneb ka sageli palju ekstra kilosid, sest see emotsionaalne konstruktsioon võis olla siis ühendatud mingite erinevate muude asjadega. Ja minuga kaasneb alati see, et asi on väga seiklusrohke, teiseks on siis see, et alati lisan ma ka mõningad holistilised tööriistad. Wildfiti programm iseenesest on ka väga täiuslik, aga sageli on teatud kohad, kus inimesed jooksevad natukene kinni ja siin tulebki minu holistilise coachi siis taust ja kogemuste pagas väga kulub marjaks ära nii-öelda. Ja seekordselt ma võib-olla isegi ka lisan ja katsetan ühe uue materjali siin ka, millega ma ise praegu tegelen, on siis sabotööride teema, mis on ka nagu väga-väga põnev ja lisab jällegi lisaväärtust. Nii et väga lühidalt siis, kui me alustame 12. september, siis mismoodi see välja näeb, on esimesed 2 nädalat on meil 3 kõne nädalas, esmaspäev, kolmapäev, reede, tavaliselt õhtused ajad Eesti aeg ja kui sa ei saa ise kohal olla, saab alati selle järele vaadata. Ja nüüd nädalatel 2 kuni siis 11
on võimalus teha meil 2 kõne nädalas, esmaspäev või reede, ja kui meid on siis vähem kui 5, siis ma tavaliselt jätan 1 kõne nädalas, sest seal sageli juhtub selline asi, et see reedene kõne on mõnikord ongi, et ma lihtsalt ise istun, ootan ekraani ees, et keegi ei ole siis ka võib-olla vahest, nüüd on küll juba inimesed välja treenitud, et ikkagi ütlevad, et sorry, et ei jõua või ei saa. Ja kui on siis rohkem, siis tavaliselt on see 2 kõne hästi nagu ekstra toetav. Wildfiti programmi kohaselt peaksime neil nädalatel siis tegema ainult 1 kõne ja võib-olla siis Facebook Live'i. Minu jaoks Facebook Live on tore grupis, aga Zoom on parem, sest me saame paremini suhelda seal ja sellepärast ma olen jätnud ta siis nagu Zoomi kõnena. Siis programmi lõpuosas tuleb veel 2-3 sellist mõnusat püanti ja kõige siis lõpus ongi igaüks saab praktikasse panna siis kõik, kas ja kuidas siis sellega ise edasi toimetada. Ja programm lõpeb siis 9. detsember, mis tähendabki seda, et sul on võimalus sukelduda uude siis imelisse ka jõuluaega täiesti uue teadlikkusega ja uute valikute tegemisega. Ja sellega seonduvalt ka siis ongi, kui sina nüüd teed selle kõik läbi, siis juba 1. jaanuariks ongi sul võib-olla paljud asjad, mida sa mõtlesid 1. jaanuaril teha, kui võib-olla oma ka uusaasta resolutsioonid, on sul juba olemas, et nagu te teate, ka uusaasta resolutsioonid väga ei toimi, nii et selle koha pealt ka selline mõnus asi, et oled juba teistest palju samme eespool. Ja nüüd järgmised grupid siis alustavad jaanuaris, jaanuarigrupid on ka hästi populaarsed ja seal muidugi enamus, kes siis liituvad, ongi sageli kaaluteemadega, et on siis jälle jõulude ajal ennast üle nuumanud ja siis ärkavad, et oi, mis ma siis nüüd tegin, et tuleb ruttu nagu tasakaalustada. Et nii saab ka, oluline on, et inimene leiab selle teekonna Wildfiti juurde, sest ta tõesti on oluline, võib-olla üks elu parimaid terviseinvesteeringuid, mida sa saad teha. Ja nüüd minuga siis kaasneb selline tore asi veel, et kui sa oled siis selle programmi minuga läbi teinud või siis vähemalt näiteks tagasi tervisesse programmi, mis on siis neile, kes on võib-olla teinud läbi Wildfiti teiste coachidega, aga tahavad näiteks värskendada lihtsalt kuu aega, tulla siis vaadata, et kuidas see hooajaline toitumine, kuidas veel need Wildfiti tööriistad kõik uuesti läbi käia, siis on vähemalt selle korra juba siis läbi teinud, et siis saab liituda ka siis minu imelise Krista Ra elustiiliklubiga, kus siis 6 korra meil praegu on boonusena ka alati mingi põnev külaline. Just eile oli meil väga tore väike majoneesi töötuba, kus ma ise olin ka põll ees köögis ja Zoomi teel siis panime ja kõik proovisime, et kuidas siis majonees välja tuleb ja mul ka täiesti tuli majonees elus esimest korda välja. Ja hästi tore, jah, tõesti selline kõne ja siis minuga üks kõne, kus siis inimesed saavad küsimusi-vastuseid või siis ongi mingi teema, mis ma olen näinud siis kogukonnas on aktuaalne tervisega siis seonduvalt. Ja vanasti oli siis tagasi tervisesse programm nimega tagasi kevadesse. Nüüd Wildfit muutis oma siis brändingu reegleid ja seetõttu ma kohandasin ta lihtsalt tagasi tervisesse, sest väga paljud need asjad, mis ma seal tegin, olid juba väga nagu hoopis teise käekirjaga ja holistilised. Nii et selles mõttes sa ei kaota midagi, sa saad ikkagi Wildfiti asjad ka kõik sealt kätte, aga siis uuel kujul, uues vormis ja tegelikult ongi, me teeme, mingis mõttes võiks ka öelda, et tervise taaskäivitus on ju, teeme uue värskenduse või suutsu siis sellega ka. Ja nüüd ongi, kui inimene kuu aja jooksul peale oma siis väljakutset või siis seda tagasi tervisesse soovib liituda siis minu aastase siis selle elustiiliklubi paketiga, kus meil on siis ka loomulikult Facebooki grupp, kus saame jagada retsepte, küsimusi, imelisi muid siis tervist toetavad, mitte ainult Wildfiti teemalisi asju. Siis jah, kuu aja jooksul saab ta liituda, väga hea siis soodushinnaga tavaliselt
ja siis esimene tagasi tervisesse siis seal selle aja jooksul on siis neile, kes siis tegid selle 90 päeva minuga, nendel on siis see esimene tagasi tervisesse selle aasta jooksul kingitusena ja tavaliselt ma teen siis aastas 2 korda seda tagasi tervisesse gruppi. Ja eelmine kord, kui ma tegin seda, see oli väga-väga võimas, sellepärast et inimesed siis tõesti asjad või hirmud, mis neil olid olnud või siis eesmärgid, mis nad olid pannud, nad lõpuks ikkagi jõudsid selleni või vähemalt ikkagi sammukesi lähemale. Nii et ikkagi see kogukonna vägi teha kõike koos on väga-väga suur ja lahe. Ja kindlasti need suvised kohtumised, et sellel suvel küll ei jõudnud, aga võib-olla järgmisel suvel ka seal Elustiili klubis me teeme isegi mitmeid selliseid live kohtumisi, kus ongi ka siis näiteks live koos kokkamine näiteks ja siis toimetada sellisel kujul ka koos mõnusa siis vestlusõhtu või muude versioonida. Sellel suvel, mis me tegime küll laheda rabamatka Wildwatteritega ja tegime sellise ka siis Wildwiti pikniku ja kui siis piknik toimus, mul oli ikka mõned inimesed, kes ei olnud veel Wildwitis ja kui nemad siis tõesti inimesed olid vaeva näinud, ma isegi küpsetanud ja ma ei tea, toimetanud siin erinevate asjadega ja tõesti see inimene, kes polnud Wildwitist mitte midagi kuulnud, siis ta võttis lihtsalt mõned ampsud siit ja sealt ja ta oli täiesti nagu issand, kui maitsev toit, et ma mõtlesin, et see on mingi õudne jännesetoit, mis seal on ja nii lahedad inimesed, vau, nii säravad, nii energiat täis, nii positiivsed, nagu räägi mulle veel, mis asi see Wildwit on, et see inimene põhimõtteliselt liitus üsna kohe, mitte küll minuga, aga lihtsalt sellest inspireerituna väga-väga vahva, et sain olla inspiratsiooniks. Ja nüüd ongi, kui on küsimusi, saab panna need siia chati ja siis ma võin ka võtta ette sellised võib-olla korduma kippuvad küsimused ise mõned, et kui on siin nüüd täna ka kedagi, kes ei saa praegu tulla, siis otse küsida, et kas on küsimusi või kommentaare siis selle kohta, mis ma jagasin, et kas see oli piisavalt selge, kas midagi jäi ebaselgeks, et siis võib panna siia ka chati, kui ei saa rääkida praegu. Kui saab rääkida, siis muidugi on veel parem, siis on kohe lihtne ära toimetada. Et siis ma ootan hetke ja siis kui siit kommentaare midagi küsimusi ei tule, et siis ma võtan siis paar asja siin ette, et mis siis on sellised teemad, mis tavaliselt tulevad. Nii. Ja võib-olla siis läheb aega veel, aga ma võtangi võib-olla siis esimese asja ette, mis ka sageli küsitakse. Ongi, et Kristal, kas Wildwitiga võivad liituda ainult naised? Ja loomulikult mitte, et tegelikult meestel on seda isegi võib-olla rohkem vaja, aga mehed ongi võib-olla sageli, et issand, kui seal on niisugune naistekari, et mina küll sinna minna ei taha. Ja ma väga soovitan teil olla siis selline tark, kui teil on näiteks abikaasa või partner, olla selline tark naine. Ma ikkagi ütlen oma siis Wildwiti grupis ka, et ongi teema põhimõtteliselt, kelle käes on kulp, selle käes on võim, Et kui sina oled see, kes kokkab kodus, siis ongi, et nii nagu mu õde tuli, tegi läbi Wildwiti, ühel hetkel mees tuli ja küsis, et kuule, need kotletid on üli kuidagi mahlased täna, et ülihead on, et mis sa nagu teistmoodi tegid. Ja siis mu õde ütles, et see on kokasaladus, aga põhimõtteliselt oli lihtsalt lisanud sinna riivitud suvikõrvitsat juurde, et nagu nii lihtne, et polnudki midagi nagu ülikeerulist, Nii et väga palju võimalusi on teha väga põnevaid erinevaid asju. Kuidas mina oma abikaasa sain programmi, oli siis nii, et jõulud olid kohe tulemas ja ma rääkisin oma coachiga läbi ja ongi ka need, kes on siis ise Wildwiti coach'id, tegelikult on parem, kui keegi teine coach'ib nende siis partnereid, et siis natuke tekib väike sihuke distants, et muidu on nii, et mis sina ka tead, Ja see on sihuke maagiline asi, et kuidas see on, et ma olen 10 korda öelnud mingit asja, aga näed, teine tuleb kõrvalt, ütleb sama asja, kohe võetakse kullana, Et huvitav nagu Murphy seadus. Ja siis ma panin ta lihtsalt jõulukotti väikese siis nagu kinkekaardi, et sulle on antud siis imeline
Wildfiti programm ja ta tegelikult otsis ka mingit niisugust terviseprogrammi. Algab 4. jaanuaril ja ma saan sulle olla toeks ja siis mina ise läksin lihtsalt ka tema gruppi toeks, et siis lihtsalt toetada teda ja põhimõtteliselt siis olla tema see smoothie maker, kes siis hoolitses selle eest ka, et siis see rohesmuuti oli alati olemas, nii et sellega ta siis ilusti joonel hoida ennast. Ja kaasa ei, no ütleme ka ikkagi, kui on, ma elan Ameerikas, Ameerika toidud on palju rohkem täis igast keemiat ja nii edasi. Teiseks on ka siis ikkagi sellised harjumused, sotsiaalsed asjad, mis siin on, mis käivad ikkagi toiduga hästi kaasa, siis see toit ei ole ikkagi väga tervislik tavaliselt, oleneb muidugi, mis ringkondades liikuda. Ja nüüd väga-väga paljud sellised traditsioonilised asjad, mis temaga mõtles, et on tervislik, hakkasime vaatama, lugema silte asju ja ma hakkasin näitama talle ka, et näed, et vaata, et siin on nii palju peidetud suhkruid ja nii edasi. Ja põhimõtteliselt terve selle Wildfiti ajal te õpite ka ära, siis kuidas neid toiduetikette lugeda, tekib uus kirjaoskus ja lisaks siis tuleb ka see, et tõesti te saate selle nimekirja 65 varjatud suhkru nimega ja see on tõesti detektiivi töö, et seda siis üles leida. Ja nüüd teine asi on siis, mida sageli küsitakse, ongi, kui ma ei saa nagu kokata kodus, et kas siis see on nagu tehtav asi. Kindlasti on tehtav, ta lihtsalt võib sul selles mõttes minna üsna kalliks, et kui sa siis nagu kogu aeg ikkagi sööd väljas, et siis sa pead vaatama, et kuidas ja kas sa saad neid asju kombineerida, see on kõik täiesti võimalik. Sa pead ise olema hästi julge küsida, et nagu siis Eerik ütleb, et tegelikult menüüd on segamini aetud siis toiduained, ja sageli nad ei ole üldse pandud kokku väga nagu siis õigesti, ja meil oli ka, me olime Wildfiti väljakutse ajal, meil oli üks väike tähtpäev, mida me läksime tähistama Maikeliga, me olime mõlemad kevadhooajas ja läksime toidu kohta ja palusimegi need brokoli ja lõhe. Ja ei, ärge tooge meile ei riisi, ei kartulit, ei mingit kastet ega midagi ja siis ettekandja lihtsalt tegi suured silmad, et oh my god, mis värk on. Ja nüüd ongi, kui te alustate, siis minu nagu lugu oligi, põhimõtteliselt ma kartsin kööki ja kuna minu abikaasa on ka siuke gurmeekokk, siis mõtlesin, et ma ei hakkagi siis sinna üldse üritama, et las ta siis toimetab seal. Ja nüüd ma hakkasin katsetama erinevate asjadega ja see oli nii põnev, et mul tuli ka midagi välja, sest ma kasvasin üles vanaemaga, kes kuni ma siis 18 sain, ta ei lasknud mul üldse kööki tulla, et tahtis ruttu toidu valmis saada ja edasi toimetada. Ja siis oligi 18-aastaselt lahkusin kodust, ma oskan isegi kartulit keeta, et selline hull seis oli. Ja nüüd üks küsimus ka siin, mis tuleb, siis inimesed võivad hakata küsima, et okei, mul on see terviseprobleem ja see terviseprobleem, et kuidas terviseprobleemidega siis on, et kas ma saan ikkagi nagu ühineda. Ja see ei pruugi võib-olla isegi olla terviseprobleem, aga et näiteks ma olen vegan või mul on laktoositalumatus või mul on gluteeni teema, siis kõik need teemad, mis on, võtke ikkagi minuga ühendust, räägime läbi, me saame tegelikult kohandada programmi täpselt vastavalt sellele, kus sina omadega oled. Minu suurimad 2 väljakutset on olnud, siis mul oli üks naine, kes liitus üsna varakult programmis, siis oli rase ja vegan ja siis ma mõtlesin küll, et ma ei tea, kas see on hea idee ja me saime ilusti hakkama, täiesti kohandasime samm-sammu haaval ja siis ta ise ka ja kujutan ette, mis see beebi nagu olema saab pärast, nagu millise hea menüü peal ta nagu kasvas emmekõhus. Ja kui te olete nüüd jälginud tegelikult natukene, mis teaduse maailmas toimib, siis mida aeg edasi, nad ütlevad tõesti, kõik, mida ema sööb loomulikult, see mõjutab koheselt, aga nüüd ongi, mida parem toiteid rikkam see on, seda parem see on ju ka muidugi loomulikult lapsele. Ja teine asi siis oli mul inimene, kes oli siis imetav ema, samamoodi, mõtlesin, et ma ei tea, kas ma saan sellega hakkama ja saime väga ilusti hakkama ja see oli ka väga palju psühholoogilisi protsesse, just ja käitumispsühholoogilisi protsesse, mis sai sealt nagu läbi käia ja päris kõvasti nagu muundada. Nüüd teine suur asi, mida küsitakse väga sageli on ka siis suhkrusõltuvus, et kas suhkrusõltuvusest saab lahti, et mis sa arvad, Kristal? Ja
mina võin öelda kätt südamele pannes, et sellest on võimalus saada täiesti teadlikuks, kas täiesti lahti saada, et see ongi see meile sisse kodeeritud ellujäämisinstinkt, et meie esivanemad, nemad ju ei saanud suhkrut iga päev ja kui neil tuli võimalus põhimõtteliselt see meekärg korraga ära süüa või terve, ma ei tea, põlletäis õunu nahka pista, siis täpselt seda nad ka tegid, sellepärast et see oli lihtsalt oma siis rasva siis ladude ülesehitamiseks vajalik. Nüüd probleem tänasel päeval on see, et kui me läheme toidupoodi, siis meil on kõike külluses saadaval kogu aeg 24/7, 12 kuud aastas. Nüüd väga oluliseks lähebki see meie enda roll, see valiku roll. Sina oled boss, mida sa nüüd sinna toidukorvi paned, kas sa lähed reklaami, propaganda, toiduainete tööstuse lõksu või sa teed ikkagi otsused enda nii-öelda otsustest ja oma siis asjadest lähtuvalt. Ja mida rohkem muidugi teadlikum sa oled, seda rohkem sa ise teed, ise oled see boss ja seda vähem tekib sul sinna korvi ka selliseid asju, mida sul tegelikult vaja ei ole või mis su tervisele head ei ole. Nüüd, kui mina kolisin siia Texasesse ja hakkasin vaatama, et mida inimestel siin siis ostukorvides on, mis te arvate, kui palju nende ostukorvide protsentidest olid puuviljad, juurviljad, köögiviljad? No see oli ikka väga-väga minimaalne ja kui ma siis nagu vaatasin kõrvalt, et mis inimesega tegu oli, kuidas ta välja nägi, see muidugi näitas seda samamoodi. See, kuidas ahmitakse sisse rämpsu keemiat kõike, see on ikka meeletu ja pole üldse ime siis, et kõik diabeedid ja muud teemad ja just oli suur artikkel ja suur uudis, et eluiga on langenud, ma ei tea, päris palju aastaid siin USA-s on ju. Nii et pole üldse ime. Mis mina omast kohast ütlen, et minu jaoks oli arusaamine see, et suhkur võrdub armastus, kuna minu vanaema tegi siis hästi palju igasuguseid küpsetisi, tol ajal, nõukogude ajal väga sellist kommi asja, siis ütleme poest või šokolaadi või selliseid asju väga nagu ei toodud. Ja siis tuli ise nagu neid kokku keerata nagu ja siis see oli tema moodus siis näidata oma armastust, on ju. Ja siis seda viisi ma siis toimetasin sellega, et sain aru, et armastus võrdub suhkur ja siis hakkasin käitumispsühholoogiliselt, siis Wildfiti grupis olles saab sellega väga ilusti toimetada, coach saab ka sinna aidata. Võtad selle põhimõtteliselt pulga haaval lahti. Ja siis, kui sa oled selle ära ühendanud, siis kui sul edaspidi tekib armastuse vajadus, sa ei haara enam selle suhkru asja järgi või kui haarad, siis sa juba tead paremaid siis variante, kuidas magustoid siis paremas versioonis kokku keerata. Nii et sellest olen mina küll täiesti lahti saanud, et suhkur ei valitse minu elu. Ma olen ikkagi oma elu, oma menüü, toiduvalikute boss, aga ma olen täiesti teadlik, et ikkagi see vajadus on ja siis olles hooajalises toitumises, siis ma toimetan sellega siis ka vastavalt. Nii et see on jah selline huvitav asi. Ja see on suur kergendus, et tõesti väga paljud asjad, mis ennem olid ikkagi suureks teemaks tervisega või üldse, on nüüd lahenenud või lahendatud või lahti lastud ja ei pea tahtejõuga just nagu siis maadlema nende teemadega. Ja nüüd üks niisugune küsimus ka, mis siis küsitakse sageli on, et Kristel olen natukene uurinud selle Wildfiti kohta ja sina ja teised ka kõik räägivad kogu aeg mingi hooajaline toitumine, et mida see nagu siis tähendab. Meie esivanemad toitusid kogu aeg hooajaliselt, enamasti ka nad olid nomaadid, liikusid ühest kohast teise ja loodusega siis kooskõlas toimetades oligi. Neil oli vaja toimetada täpselt sellisel kujul, et nad siis vastavalt hooaegadele, mis siis looduses parajasti olid ja vastavalt sellele siis nad toitusid. Oli aeg, kus oli siis talv, kus ei olnudki midagi ja võib-olla siis olid kas mingid kuivatatud asjad, kuivatatud marjad või mis iganes siis tol hetkel olid ja siis oli vähem, siis oligi põhimõtteliselt rasvapõletusaeg ja siis tuli kevad, kõik roheline hakkas kasvama, sai igasuguseid rohelisi asju süüa ja samamoodi siis ka küttida oli lihtsam, on ju, ja siis suvel on ju, ütleme seal puuviljad, marjad, asjad hakkasid tulema ja sügisel siis kõik, ütleme siis
viljad, mis tulid. Ja nüüd ongi, mida siis Wildfit teeb, ta on natuke võib-olla isegi sarnane paleo toitumisega, siin on võib-olla mõningad muutused on sisse viidud, et tõesti mõningate asjadega, et siin ka saate siis ise uurida, et mis see vahe on. Aga just inimene siis vastavalt oma siis tervise eesmärgile, kas tal on siis kaalu lahtilaskmist rohkem vaja või siis on tal mingisugused muud teemad, saab ta ise valida, et kas ja mismoodi ta siis toimetab sellega ja siis vastavalt saab ta kasutada siis erinevaid hooaegasid ja panna endale paika siis hooajalise rütmi. Et noh, näiteks, mis ma siin oma elust võin näiteks tuua, et kui ma tean, et mul tuleb mingi näiteks pikem reis ja reisi ajal ma võib-olla olengi siis enamasti siukses rikkalikus, ütleme suve ja sügise hooajas, kus sööngi palju puuvilju, marju ja sügise hooaeg on siis põhimõtteliselt võid süüa kõike, ise siis valid nagu kas ja mis ja kuidas. Ja siis samamoodi, kui sa oled selle programmi läbi teinud, siis sa ei söö enam kõik seda rämpsu sellisel kujul, nagu sa ennem vanasti sõid, sa ikka väga palju asju nagu muutub ja su valikud muutuvad. Et kas või näiteks see, et tõesti sa ei pea ostma poe majoneesi, sa saad selle väga ilusti kergelt teha ise ja siis sul ei ole vaja panna mingeid hulle säilitusaineid asju, sa teed mingisuguse portsu valmis ja see kestab sul vähemalt nädal külmkapis ja saad selle siis ära kasutada erinevateks nii-öelda siis asjadeks, on ju. Nii et siin on nii palju erinevaid variante, kuidas ja mismoodi saab sellega nagu toimetada. Ja nüüd ongi siis enne reisi lähen ma tavaliselt mõned päevad kindlasti näiteks talvehooaega, mis tähendabki siis kas joon ainult rohelist mutit või joon ainult vett, head vett on ju, mõned päevad näiteks ja siis võib-olla olen kevades, kus ongi kõik siuksed rohelised salatid ja proteiin ja siis, kui lähen reisile, siis olengi ja naudingi täiega ja tulen tagasi, siis lähen tagasi ilusti talve või kevade hooaega. Mis ma siis tegelikult teen, kui ma olen talves või kevade hooajas, mu keha läheb täiesti aluseliseks, kõik asjad, mis siis happelisega võib-olla ka natuke üle tõmmatud, tasakaalustab ilusti ära, ehk siis mu keha immuunsussüsteem saab jälle tasakaalu, mu pankreas saab väikest puhkust, on ju, erinevad teised organid saavad puhkust ja niimoodi on kõik tsükliline, me oleme loodud elama tsükliliselt ja sellisel kujul me tasakaalustame kõiki oma siis kehas, meeles ja vaimus. Ja nüüd teine asi ongi ka, mis inimesed veel siis küsivad, ongi, et vot Kristal, sul on seal veel juures see meele ja vaimu siis sügavpuhastus ja taaskäivitus, et mis sa sellega nagu mõtled. Ja nüüd ongi tõesti nii, nagu ma siin ütlesin, et kui see keha keemia hakkab muutuma, siis sellega seonduvalt tõesti kõik muud asjad, ütleme need meelemustrid, emotsionaalsed mustrid, mis iganes projektsioonid on sulle peale pandud, mõni võib olla isegi sugupõlvede aegne asi. Need võivad pinnale tulla, et minul näiteks tuli vanaema teise maailmasõja asi tuli minu rasvarakkudega suheldes tuli näiteks pinnal, on ju. Ja vot siuksed asjad kõik, kuna ma olen holistiline coach, ma saan juhendada teid, et kuidas te saate seda teha, et Eeriku versioonis seda sellisel kujul ei ole. Ja Eerik on ärimees, tema vahendab seda nagu omal kujul, mina panen natuke oma selle käekirja vürtsid juurde, nii et see on siuke lisaboonus, mis tuleb. Nüüd ka, kui sa liitud minu programmiga, siis arvesta sellega, et kuna mina olen 100% sinu jaoks olemas, siis minu ootus on, et ka seda oleksid sina. Ehk siis, kui sa liitud programmiga ja kui ma näen, et see ei ole mitmel siis kõnel olnud, see ei ole aktiivne olnud ka Facebooki grupis, siis ma koputan su Facebook Messengeri uksele ja küsin, kuidas sul läheb, mis toimub, kas saan toetada kuidagi, mis siis toimetamas on. Eesti inimestena on ikkagi see, et me tahame ise kõik ära lahendada ja sageli ongi, et ai, mul pole mingit abi vaja, ma saan ise hakkama. Aga siin võib olla selliseid tupikuid, kuhu lükkab sind see puhastus ja sa ei ole seal kunagi varem olnud ja oma jõududega tõesti ei pruugi võib-olla hakkama saada. Ja minu soovitus, ma tean, praegu on ka Mindvalley'l väga soodne siis pakkumine, siis öeldaksegi, et aga miks sealt siis nii odavalt saab ja miks sinu hind nagu selline on ja mis iganes, siis ma ütlengi, et see kohalolu ja see personaalne coach imine, mis siit veel selle coach'i kohaloluga juurde tuleb, see on tõesti peaaegu siis kõik, kellelt ma olen niimoodi otse küsinud peale Wildfiti väljakutset, et vaadake ka neid tagasiside videosid, ma võin siia alla panna ka lingi.
on väitnud, et vau, see on täiesti hindamatu kogemus, et mis polegi üldse küsimust, on ju, et väga-väga arusaadavalt tõeline parim terviseinvesteering. Nii, aga siis sellised peamised küsimused sain veel läbi käia. Rohkem küsimusi praegu ei ole tulnud siia ja minu tõesti suureks rõõmuks on aidata sellel teekonnal. Kui siis keegi tunneb, et jaa, see oleks tore algus, aga praegu ei ole õige aeg, siis anna teada, millal saad juba ennast ette registreerida järgmisesse ja siis saab juba edasi vaadata, mis võimalused on. Ja ma tavaliselt teen siis neid gruppe vähemalt 3 korda aastas ja isegi kui sa siis vaatad seda info siin videot ka hiljem, siis tavaliselt jaanuaris algusega, märtsis algusega ja siis sügisel algusega. Nüüd seda sügise alguskuupäeva ma siin ka võib-olla isegi tulevikus nihutan, sest tundub, et Eestis on nii, et septembrikuu on täiesti koolikuu. Ma ei olekski uskunud, et see on nii keeruline inimestega sellel ajal kontakti saada. Ja mina arvasin, et kõik põhimõtteliselt on väga-väga huvitatud, et jälle pime aeg tuleb, et tegelen endaga. Et siis vaatan võib-olla siis tulevikus nihutan seda, et saate ka siis kogemuse jõulude ajal teha Wildfit, et vaatame, kuidas sellega läheb. Nii et jah, sul on võimalus siis vaadata need. Ja kui sa tunned, et Wildfit ei ole praegu võib-olla üldse minu teema, et mulle meeldid sina kui coach Kristara, et ma tahaks sügavamale minna, siis mul on väga palju erinevaid variante siin, sisemise pere coachingu programm, kus siis see sisemine laps, naine ja mees läbi käime, sabotööride programm, enesekehtestuse programm, mul on isegi 13-kuine aastane programm natuke peale. Siin on nii palju erinevaid võimalusi ja kui ükski neist ei sobi, me võime lihtsalt vaadata, mida sul on vaja ja siis saad juba sealt edasi uurida. Nii et siin praegu siis septembris 2022 ma pakun ka siis eraldi läbimurdeseansi võimalust, mis erihinnana on ka pakkumisel praegu 100 eurot siis seanss. Et kui see peaks ka huvi pakkuma, et siis kindlasti andke teada. Ja kui sa vaatad seda videot hiljem, siis kindlasti alati võta ka ühendust, et saame vaadata, et mis mul siis parajasti pakkumisel on. Ja nüüd, kui rohkem küsimusi, kommentaare praegu ei ole, siis ma tõmbakski praegu otsad kokku ja võiksime siis jällegi hetkeks sulgeda silmad ja tõmmata tagasi oma energiat läbi puhastava filtri, saata tagasi kõik selle, mis meile ei kuulu, sinna, kus see tuli. Ja siis maandad ennast uuesti pea taevasse. Ja nüüd siis võid panna, saata välja oma taotlus ja mõtelda, kas see taotlus, mis sa panid selleks kohtumiseks siin toimis ja täitus, kui mitte, siis võid minuga ka eraldi ühendust võtta, kui sa ei julgenud praegu küsida. Ja saada edasi siis taotlus, mis sul oma tervise suhtes, võib-olla järgneva 90 päeva suhtes, et mis see võiks olla. Ja saada see õhku. Tea, et universum saab selle kätte, nagu Amazonis tellid, on ju. Ja siis on sinu ülesandeks lihtsalt kuulata ja vaadata, et mis siis põnevat tuleb. Ja sellega seoses siis suur tänu ja imelist toimetamist ja soovin ilusat, mõnusat tervist täis aega, sest tõesti tervis on meie kõige hinnalisem vara. Kõike head ja kohtumiseni ja kui sul peaks siis olema ka soovi ühendust võtta, siis ma panen ka video alla väikese siis emaili wildfitkristallra@gmail.com. Nii et imelise kohtumiseni. Mahalo!